nagu te praeguseks ilmselt juba olete aru saanud, siis täna ma rattaga ei sõida. Täna on puhkepäev ja ma olen Narvas ja ma ööbin 2 ööd hotellis. Ja seda siis 2 põhjusel peamiselt. Esimene peamine põhjus on mind vaevav saddle sore ehk siis pikalt sadulas istumisest ja rappumisest tingitud hõõrdumine, labaselt öeldes tagumiku peal. Ja see on mind vaevanud juba 2. või 3. päevast alates. Vahepeal nagu läks paremaks, aga siis eilne päev seal alal, millest ma ei taha rääkida, ei teinud asja paremaks, pigem natukene hullemaks. Et nüüd ma siis lähengi apteeki ja ostan tsinksalvi ja loodan, et see ja usun, et see 1 päev puhkust ja ravi aitab ja lubab mul jätkata. Sest see ei ole väga tore ega lõbus, kui sa, ma ei tea, 20-30 kilti saad sõita normaalselt ja siis ülejäänud 100 kilti mõtled ainult valu peale. Et see ei ole nagu puhkusega ega nautimine. Ja teine põhjus on see, et eilne päev sisaldas endast väga palju tolmu, väga palju kuuma ja väga palju mõttetut stressi. Ehk et kui ma peaksin seda nüüd uuesti tegema, siis ma seda ala kindlasti väldiksin, kus ma eile läbi sõitsin. Ja see tolm ja kuumus lõi lihtsalt stressi näitajad üles ja allergia näitajad üles. Ja hommikul olid silmad paistes ja ajasid mingit jama välja. Et päev puhkust kindlasti on abiks ka selles osas. Täna siis seiklen Narvas. Käin mööda kauneid kohti, teen natukene videot, naudin ja siis võib-olla käin kuskil veel söömas, tangin kõhud täis. Ja siis üritan ravida ja teha endast maksimumi selleks, et edaspidine seiklus saaks toredasti jätkuda. Kuulmiseni. Väike malepartii suurmeister Paul Keresega. Puhkepäeva juurde käib ka väike rattahooldus. Nagu näha on, siis eilsest on ratas ikka väga korralikult tolmune. Aga täna siis puhastasin keti ära ja vahatasin uuesti üle. Aga seda tolmukihti on terve ratas mõnusalt täis. Narvas hakkas vihma sadama. Loodetavasti lööb õhu värskeks ja temperatuurid talutavamaks. Homse osas on igal juhul tunne ja ootus on hea. Ei jõua juba ära oodata uuesti sadulas hüppamist. Homseni!